autominutid toob teieni Alexela. Eestisse imporditakse autosid üle terve maailma ja üks eksootilisemaid kohti on näiteks Jaapan. Eelmisel aastal kanti Eestis registrisse ühes kuus keskeltläbi 4000 sõiduautot ja olgu öeldud, et umbes pooled neist olid kasutatud autod. Kasutatud auto ostmine on paras õnnemäng, kuid teatud näpunäiteid järgides võite leida soodsa, töökindla ja ideaalse sõiduauto. Täna jagame teile juhiseid selle kohta, mida silmas pidada, kui teil on plaanis osta omale kasutatud sõiduauto. Rait Lille on Škoda Laagri kasutatud autode müügikonsultant. Aastate jooksul on tal tekkinud vilumus näha läbi petuskeeme ja leida kasutatud autode hordide vahelt need üksikud pärlid. Rait, kas kasutatud auto ostmine ongi tänasel päeval rohkem selline õnnemäng, et mõnikord võib vedada, mõnikord mitte? Mis seal salata? Peab olema õnne. Riskivad nii mõlemad pooled, nii müüja kui ostja. Nüüd on küsimus ka selles, kuidas neid riske maandada. Mida tasub jälgida, ostes kasutatud auto eraisikult versus autofirmalt? No punkt 1 ikkagi garantii, sest garantii annab ka rahulikuma une. Iga endast lugupidav autofirma annab ka autole garantii, millel tehase garantii on läbi. Eraisikult seda nõuda oleks üliraske. Pigem siit ka soovitus, pange kõik tingimused postumüügilepingusse kirja. Ükski seadus praegu eraisikult ostes siis auto ostjat väga nagu ei kaitse. Näiteks USA's on väidetavalt üleriigiline register, mis annab auto ajaloost täielik ülevaate ning autoandmetega petmine on mõnes osariigis isegi kriminaalselt karistatav. Kuidas on see lahendatud Euroopa Liidu piires? Euroopa Liidus sellist keskset süsteemi ei ole. Igal autoesindusel on kindlasti võimalus uurida järgi konkreetse automargi Euroopa ajalugu. Kui seda ei ole, siis soovitan hoida eemale. Kus on võimalik kontrollida auto ajalugu? Kui me räägime nii-öelda Eesti omas, siis on Maanteeameti koduleht, liikluskindlustusfondi koduleht, Euroopast toodud autodel ikkagi esindused. Sealt saate kõige adekvaatsema info. Maanteeameti kodulehel on võimalus siis jälgida vanemate autode puhul läbisõidu nii-öelda joont. Kui see joon on ikkagi nii-öelda ühtlaselt tõusev, vastab suure tõenäosusega kõik tõele. Kui sisse viskab ka selliseid allapoole tulevaid jõnkse, siis ilmselgelt on seal info, et auto on keritud. Kuivõrd usaldusväärsed on need hooldusraamatud, kus peaks auto ajalugu justkui detailideni kirjas olema? See on nii jana. Vanemate autode puhul hooldusraamatuid on suhteliselt lihtne võltsida. Pigem ärge uskuge hooldusraamatuid, vaid küsige ikkagi ametlikust esindusest täpsemalt järgi. Või siis variant 2, hooldusraamat olemas, on olemas templid, on olemas firmad, kus need hooldused tehtud on. Guugeldage, otsige järgi, kas selliseid firmasid üldse eksisteerib. Kui eksisteerib, küsige järgi, kas see info, mis on märgitud hooldusraamatusse, vastab tõele. Millised on peamised nipid, millega üritatakse autot parema ja uuemana näideta? No kindlasti kohe, kui algusest hakata, siis kohe nii-öelda visuaal. Ehk siis autot klantsitakse üles. Peidetakse ära võimalikke mõlke. Kui on suuremate avariidega tegu, siis võib-olla detailid, mis peaks vahetatama, ei vahetata, vaid tehakse siis nii-öelda remont neile, millega kindlasti on kadunud kohe ka auto nii-öelda turvalisus, mida tehased välja annavad. Kindlasti lasta ikkagi ametlikus esinduses teha täiendav kontroll. Kas või müügieelne kontroll, teada saamaks, mis seal auto all tegelikult on. Diagnostika kindlasti. Diagnostika näitab ära ka väga palju asju ja ilmtingimata proovisõit. Millised on eksootilisemad ja kaugemad riigid, kust autosid Eestisse tuuakse? Eksootilistest autodest rääkida, siis kindlasti Jaapanist leiab väga palju odavaid eksootilisi autosid. Kindlasti Ameerikast. Muidugi mitte väga ökonoomseid, aga väga stiilseid, väga ägedaid autosid. Kasutatud auto ostmine on pikaajaline protsess ja kindlasti tekib selle protsessi käigus ka tagasilööke. No kõige lihtsam on käega lüüa
ja osta omale uus auto. Ja kui hoogsalt otsida, siis võite siit lume alt leida omale ideaalse kaaslase järgnevateks aastateks. Kohtume juba järgmisel nädalal ja ohutut liiklemist. Autominutid toob teieni Alexela.